tere hommikut! Täna ootab meid ees väike laevareis Paksusele ja Antipaksusele. Lähme vaatame suuri merekoopaid ja külastame ilusaid randasid ning ka Paksuse saare linnakesi. Ees on siis Paksuse saar, mille saamislugu on jällegi seotud Kreeka mütoloogias jumal Poseidoniga. Jällegi armuseiklused, selle tarbeks, et põgeneda jällegi ühe kauni näitsikuga armuelu nautima, lõid Korfu saare saba küljest lahti ühe tüki, mis pudises veel kaheks, said Paksuse saar ja Antipaksuse saar. Merekoopas, kuhu laev täies mahus sisse mahtus. See läheb siit mitmeid kümneid meetreid veel edasi. Antipaksusele. Isikene saareke, kus aastaringselt elab vähem kui 20 inimest, aga suvehooajad toovad siia tuhandeid inimesi päevas ilusat helesinist rannavett nautima. Tegemist on niisuguse supiga, siin sõidab nii palju kaatreid ringi, keegi juhtida ei oska nendest, kellele laenatud on. Nad sõidavad üle üksteise, sõidavad kokku üksteisega, siia vette küll ei taha minna. Jõuame enda merereisi viimasesse punkti, milleks on Kaiose linn. Tegemist on väga tõsiselt turismile orienteeritud linnakesega. See kõik, mis maa peal maksab natuke, maksab siin 3 korda natuke. Kaios ammendas ennast meie jaoks ootamatult kiiresti ja
tänane jube õhuniiskus on sundinud meil lihtsalt trepi peale maha istuma ja laeva ootama. Sooja on vist mingi 36-37 kraadi ja õhuniiskus on kuskil 100% ligi, et väga vastik on.